Nüüd siirduma otse Brüsselisse, kus on Euroopa Parlamendi saadik Marina Kaljurand valmis rääkima siis vananemise teemal või eakuse teemal. See sõna vananemine on minu arvates üsna kole sõna juba Euroopa vaatevinklist ja Euroopat tervikuna vaadates ei ole kahtlust. Terve see maailma üks jõukamaid piirkondi vananeb. See on tähtis teema, millega tegeleda ja paljudes riikides, ma arvan, et 50-aastased Euroopas veel kindlasti ei ütle, et nad on vanad. Nii et Marina, palun, nüüd on sinu järg lisada meie arutelusse Euroopa perspektiiv. Aitäh, Neeme. Ja väga tore on rääkida pärast Marju Lauristini ja sellist toredat sissejuhatust ja muusikast sõnas. Ja eks ma alustan siis ausa ülestunnistusega. Ma olen vanuseliselt Neeme ja Marju Lauristini vahel. Ma olen aasta pärast 60, ma olen 3-kordne vanaema, nii et peaksin tundma ennast vanana, ei tunne. Kas ma olen kuldses keskeas? Ma arvan, et olen. Pikalt. Ja tegelikult ma arvan, väga palju sõltub see ka eeskujudest. Eeskujud pere sees vaata praegu oma 95-aastast toimekat tema ja loodan, et sain tema geenid. Aga tegelikult mõjuvad väga palju ka eeskujudena teised inimesed. Kas või sama Marju Lauristin. Marju, ma ei tea, kas sa kuulad praegu, ma vaatasin su sünniaastat. Marju on üle 80. Ma vaatasin veel paari naise sünniaastat ja vaatasin nende vanust. Siiri Oviir üle 70. Reet Linna üle 70. Väga suur eeskuju. Madeleine Albright 83. Ja vaadake neid. Nii et meie, kes me läheneme 60-le, ma arvan, meil on veel ees pikk ja tore tulevik elu. Muutunud on ka suhtumine. Ma mäletan, kui minu ämm läks pensionile, ta oli 50. Ja ma vaatasin teda, mõtlesin, no selge, siin ei olegi enam midagi teha, vana inimene paras pensionile minna. Ja nüüd ma olen ise lähenemas 60-le. Sellepärast, kui minu poole pöördus Eesti pensionäride ühenduste liit ja ütles, Euroopa Parlamendis on sõprusgrupp, toetusgrupp, mis tegeleb eakate küsimustega, siis see ei olnudki nimelik ja ma uurisin natukene, mis sõprusgrupp see on. Ja tegelikult vastasin ka selle liit. See on põlvkondade vahelise solidaarsuse toetusgrupp Euroopa Parlamendis. Kunagi kandis ta nime väärikas vananemine, aga põlvkondade vaheline solidaarsus. Tegelikult see kõlab ilusti, see kõlab armsalt ja mulle meeldib selle juures kõige rohkem, et me ei vastandu. Sest tihti poliitikas me näeme vastandumist. Kellel on vaja rohkem sotsiaalseid hüvesid, sotsiaalseid toetusi? Kas me tõstame lastetoetusi või me tõstame hooldekodude tasu? Alandame hooldekodude tasu? Kas me suurendame pensioneid, aga mille arvelt, mis saab tasuta koolitoidust? Ma arvan, et see põlvkondade vaheline solidaarsus ongi midagi sellist, kus ei vastanduta ja vaadatakse põlvkondi järjepidevalt, vaadatakse neid positiivses mõttes just ilma stereotüüpideta ja vähem negatiivselt. Selline solidaarsusgrupp loodi Euroopa Parlamendis eelmise aasta sügisel ja Marju praegu ei ole, aga Marju järglasena Euroopa Parlamendis, olgem ausad, kui ma vaatan ikka saalis ringi, ma olen ikka nooremapoolne inimene. Jah, tõepoolest Euroopa vananeb. Ja võib-olla ka meie kujutlustes on eakad ja pensionärid, nad on teistsugused, nad on sellised lääne pensionärid ja meie ise. Minult tihti küsiti Euroopa Parlamendi kampaania ajal, et kui te lähete nüüd sinna Brüsselisse, minge öelge neile, et nad tõstaksid Eestis pensionit. Ja ma pidin alati inimestele ütlema, et see ei ole see, millega Euroopa Liit tegeleb. Euroopa Liit ei saa tõsta mitte ühtegi toetust, ühtegi palka, mitte ühtegi pensionit Eestis. Seda saab teha ainult riik. Aga Euroopa Liit saab vaadata eakust, väärikat vananemist ja sellega seotud küsimusi poliitilises mõttes, strateegilises mõttes. Vahel tundub, et need arutelud on aga teiselt planeedilt. Marju ütles, et 20% meie eakad on ikkagi need, kes on Euroopa Liidu ühed vaesemad. Protsent eakaid, kes on vaesuse piiril, on häbematult suur. Ja siis kõrvale tulevad arutelud selle üle, milline on, sooline jagunemine, milline on erinevus linna ja maa vahel, et tõesti vahel tundub,
ei ole see, mis huvitab täna Eesti eakat, Eesti pensionäri. Ma ise olen kindel, et meie pensionäride eakate olukord paraneb tasapisi, kui ma võrdlen, kuidas me oleme tõmmanud järgi üldises elatustasemes Põhjamaadele, siis jah, ma arvan, et minu lapselapsed, kes on täna 2 ja 2 ja 3, saavad pensionile minnes olema samasugused või sama hästi materiaalselt kindlustatud kui nende Lääne-Euroopa eakaaslased. Aga millest siis räägib täna Euroopa? Räägib COVID-19 mõjust eakatele, sest tegelikult ega need probleemid, mida me näeme Eestis, eakate eraldatus, eakate vaktsineerimine, see, kuidas otsustatakse kõike eakate eest, millal ja kuidas nad peavad tegema ja kodus istuma, need on need samad küsimused, mis puudutavad absoluutselt kõiki eurooplasi. Euroopas räägitakse elutsüklist, räägitakse stereotüüpide murdmisest, ma natuke puudutasin seda, kui me ütleme eakas, siis millega see seostub? Sent surmale võlgu, elu hakkab lõppema, sissetulek on väike, tal on kogu aeg mured, tal on probleemid, tal ei jätku raha. Vastandi, nagu me räägime noorest, tal on perspektiiv, tal on tulevik, ta loob alles oma tulevikku, tal on kogu elu ees. Mõned need väited on ju õiged, aga selles on ka palju stereotüüpset, et kuidas muuta see, et eakad ei ole probleem. Eakad on normaalne nähtus, me kõik oleme mingil hetkel eakad ja see, kuidas me saame eakaid kõige paremini kasutada ka ühiskonnas, sellest näitab, kui tark on meie ühiskond, kui hästi me endaga hakkama saame. Soolised erinevused, mida ma ka natuke nimetasin, paraku see on nii, et lesestuvad reeglina naised. Ja naised on need, kes jäävad oma elupäevade lõpul reeglina siis ühe pensioniga elama, mis on kindlasti materiaalselt keerulisem ja raskem, kui elada 2 pensionäril koos 2 pensionist. Räägitakse piirkondlikest erinevustest maa ja linna vahel, kui kättesaadavad on sotsiaalteenused, kui kättesaadavad on meditsiiniteenused, ehk need samad küsimused puudutavad, ma arvan, ka igat ühte Eestis. Euroopa Liit ei saa pakkuda Eestile lahendusi, nagu ma ka ütlesin. Aga Euroopa Liit saab võib-olla suunata mõtlemist ja suunata poliitikuid, kuhu vaadata. Euroopa Liit saab kindlasti jagada parimaid praktikaid. Euroopa Liidus arutatakse praegu Euroopa Liidu tuleviku üle. Tundub ka, et kas eakaid peaks see huvitama. Ma arvan, et peab. Ja näiteks Euroopa Liidu tuleviku aruteludel on loodud platvormid nii noortele, kes hakkavad elama sellest tuleviku Euroopas, kui ka eakatele, kes saavad panustada tuleviku Euroopasse oma kogemustega, oma teadmistega. Nad ei saa ette määrata noorte elu. Noored peavad kaasa rääkima, aga nad saavad kaasa rääkida oma elukogemustega ja sellega, mida nemad on oma eluteel kaasa võtnud ja valmis noortega jagama. Euroopa Liidus räägitakse ka Euroopa Liidu rohelisest paberist, mille eesmärk on edendada põlvkondade vahelist solidaarsust. See dokument avaldati selle aasta jaanuaris ja oodati ka erinevate pensionäride liitude, tsiviilühiskonna, üksikisikute, riikide panuseid selle dokumendi arutamisesse. Ja nii palju, kui mina olen aru saanud, siis Eesti pensionäriühenduste liit eesotsas Andres Ergmaaga on ka aktiivselt osalemas nendel aruteludel Euroopa Liidus. Mis toimub maailmas? Maailmas arutatakse praegu selle üle, kas tuleks kirjutada uus konventsioon. Konventsioon ehk rahvusvaheline leping, mis tegeleks eakatega. Vaataks eakate inimõigusi ja vaataks, kas täna on kuskil diskrimineerimise alused, mis puudutavad ainult eakaid. Ehk kas tänane rahvusvaheliste ja inimõiguste süsteem katab eakaid või tuleks seda vaadata rohkem ka eakate perspektiivist ja midagi täiendada, juurde kirjutada. Nii et need arutelud toimuvad ÜRO-s, nad on käinud juba mõned aastad ja ma arvan, et ka vaatamata sellele, et Eestis tuleb tegeleda igapäeva küsimustega, on ka Eestil paras aeg, õige aeg rääkida kaasa maailmas toimuvates protsessides. Ja lõpetuseks, ma tahaksin soovitada ühte raamatut. Mulle saadeti see. See raamat on Ise oled vana. Selle raamatu koostas soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa-Liis Pakosta. Ja seal on elulisi lugusid,
Seal räägib üks pensionär Loore oma sõpradest, oma kogemustest. Seal on väga palju ka sellist infot, mis minule, kes ma pean ennast suhteliselt hästi informeeritud inimeseks, oli midagi uut ja huvitavat. Kõige rohkem meeldis mulle just see pealkiri. Ise oled vana. Nii et ma tänan selle võimaluse eest täna teiega oma mõtteid jagada ja ma jään huviga kuulama järgmisi esinejaid, sest tõesti see tänane seminar käib läbi kõik eluvaldkonnad, poliitikast, säästmiseni, hooldekodudest, tervisest, haiglateni, nii et kõik valdkonnad saavad kaetud ja ma jään huviga ootama järgmisi ettekandeid. Aitäh! Eakuse teemaga väga tõsiselt, see on meie kõiki ühiskonda puudutav teema üle Euroopa, aga räägime Eestist ja sinu vaadet tahaksin teada, siin on küsimusi ka tulnud selle kohta. Eestis on ikkagi selline nooruskultus. Kuidas seda muuta sinu arvates? Kuidas ühiskond peaks loobuma sellest, et ainult noored, ma juba olen siin kuulnud, et 35-aastastel noortel naistel soovitatakse muud tööd vaadata, sest nad ei ole piisavalt noored selle või teise töökoha jaoks. Kuidas seda sellist kultuslikku seisukohta muuta, et noored on need tegijad ja siis nad saavad keskealisteks ja siis nad enam ei ole tööturul nii vajalikud? Ma arvan, et tegelikult see suhtumine hakkab juba muutuma. Sest tõesti, nagu ütles ka Marju, 90-ndate alguses tuli võimule poliitikasse, majandusse, nii-öelda see noorte põlvkond. Mina olin siis 30 ja ma arvan, et minu põlvkond oli üks viimaseid, kes veel suutis sellest rongist kinni haarata ja rongi peale hüpata. Ja kahjuks meil on tollest ajast just neid samu ummistusi, mida ka Marju nimetas. Võin öelda oma Välisministeeriumi kogemusest, et meiesugused, minu vanused, suursaadikud istusid seal eesotsas ja ei andnud kohta või ei teinud ruumi vabaks järgmistele noortele peale tulevatele põlvkondadele. See on niimoodi olnud aastakümneid. Täna ma näen, et see hakkab muutuma. Võib-olla tõesti sellepärast, et need samad, kes olid verinoored 90-ndatel, on nüüd juba ise ka keskealised ja mõtlevad teistmoodi. Põhjuseks on, ma arvan, tööpuudus. Vaadake meie õpetajaid. Eesti haridussüsteem kukuks kokku, kui meie pedagoogid, kellest paljud on pensioniealised, ei hoiaks seda haridussüsteemi üleval. Ma arvan, sellised praktilised sammud, ma arvan näited ja ma arvan, et ka see tänane konverents, mida rohkem me räägime, seda rohkem me näitame, et tark ühiskond kasutab ka eakaid. Ma mäletan väga hästi oma Washingtoni kogemusest, aga ka Moskva kogemusest. Teatris käies jagasid programme sätitud eakad, reeglina daamid. Nad tegid seda vabatahtlikult, aga nad tulid kodunt välja, nad tahtsid olla noorte seas, nad tahtsid saada osa kultuurist, nad tahtsid teha midagi kasulikku. Võib-olla jõuame me ka Eestis mingil hetkel sinna, kui pensionärid ja eakad on nii hästi materiaalselt kindlustatud, et nad saavad tegeleda pärast pensioni saabudes ka heategevusega. Tasuta olla muuseumides abiks, olla hooldekodudes abiks, hooldusasutustes abiks, tegeleda noortega, suhelda noortega, võib-olla nii nagu noored tulid praegu appi eakatele COVID-i ajal, kui eakatel õpetati digiteenuseid ja näidati Skype'i, et suhelda omastega. Võib-olla samamoodi saavad eakad mingil hetkel tulla appi ka noorematele põlvkondadele ja jagada oma kogemusi. Mina näen, et see muutus on toimunud. Mina näen, et ühiskond saab aru, ainult noorte najal ei saa seista. Nii nagu ei saa ühiskond seista ainult meeste najal, ei saa ta seista ka ainult noorte najal. Ühiskond on mitmekesine, peavad kaasa rääkima naised, peavad kaasa rääkima eakad. Väga õige tähelepanek, aga veel üks küsimus, Marina, sulle. Kui Euroopas räägitakse nüüd, et vanus muutub, vanus ei ole enam tähtis, siis ikkagi inimesed tahaksid konkreetselt teada, millistest vanustest räägitakse. Kui pensionieast räägitakse, kas räägitakse endiselt 60-ndatest aastatest või juba 70-ndatest aastatest? Kuidas see vanus on siis nihkunud? Kunagi oli see pensioniga siin Eestis ka 50, 55. Inimesed tahavad konkreetseid arve. Kas arve ka juba mainitakse?
Tegelikult pensioniea määrab iga riik ise, eks ole. Ma just eile valmistudes tänaseks esinemiseks vaatasin, mis on minu pensioniiga. Minu pensioniiga saab olema 65 aastat ja 1 kuu. Nagu ma ütlesin, mu ämm läks pensionile 50-selt. Nii et ühe põlvkonnaga on see pensioniiga suurenenud juba 15 aasta võrra. Riigid otsustavad ise oma pensioniiga. Nii et ma ei saa öelda, et siin Euroopas oldakse kinni väga palju numbrites. Või pigem räägitakse sellest pensioni eelikutest ja siis juba pensionäridest. Ja nendest inimestest, kellel on pensioniiga kätte saanud, kas nad siis töötavad või ei tööta, ka seal on veel eraldi grupid, aga sellist konkreetset numbrit ma küll praegu nimetada ei oska. Selge, aga seda teemat arutatakse ja numbrit ilmselt ongi raske nimetada. Marina, Brüsselisse sulle ilusat kevadist päeva ja aitäh, et osalesid meie arutelus.